No nii, tervist kõigile. Hakkame vaikselt oma webinariga pihta siis. Tere, tere, tere. Mind nagu kuulda. On küll, väga hästi. No nii, hakkame peale jah, et inimesed veel kogunevad. Jaa, siin oli just küsimus ka, et kas salvestame webinari, et jah, läheb linti loodetavasti ja siis, kui kõik on ilus ja viisakas, siis paneme ülesse ka. Ja kui täna endal või portfellot näitame, siis kasutame demokontot, et päris enda isiklikke portfelle ei näita täna. Nii et saame rahulikult üles panna. No nii, andke inimesed chatis ka märku, kes leiab chati akna ülesse. Öelge tere või tootlus või siis näeme, et rahvas on olemas ikkagi, hääl tuleb läbi. Tervist Lõuna-Eestist. No siin hakkab mäng peale, kes kõige kaugemalt on. Tere, Kasum. Väga hea. Ma siis hakkan otsast peale. Kirjutage ja paar sõna sissejuhatuseks ka. Et täna siis eesmärk on see, et me oleme Taaviga siin ühte, nagu te ilmselt teate, kui te juba siin olete, portfellihaldust tööriista ehitanud ja oleme sellega jõudnud päris ägedasse kohta. Nii et täna tahakski siis seda tutvustada, seda portfellihaldust tööriista, mille üle me ise uhked oleme, mida me igapäevast ise kasutame ja koos meiega kasutavad veel üle 300-400 investori. Et ma arvan, et see võiks teile kasulik olla, kes siin on portfellihalduse huvilised. Võib-olla andke chatis märku, et kes juba kasutab, kas on siin kedagi, kes juba kasutab ka ja tahab lihtsalt näha, et kuidas me räägime ja äkki saab mõned nipid juurde, et kuidas enda portfelli paremini juhtida. Väga hea, siin on kasutajad ka, et ja teised siis on võib-olla mõelnud kasutamise peale. Aga alustaks siis sellega, et jagan ekraani. Loodan, et on näha. Et iseenesest mina ja Taavi siis kahekesi Portfelloga alustasime ja selle nagu idee peale tulime, aga see idee ei tekkinud lihtsalt tühjast kohast. Et tegelikult mõlemad oleme aktiivsed siis jaeinvestorid ja tegelikult ka mina ka nagu professionaalselt investor, aga see selleks, et see Portfello kõige esimene mõte on see, et ta ikkagi keskendub jaeinvestorile või tavainvestorile, kes tahaks enda portfelli paremini juhtida ja tavainvestori ju selline, mis see definitsioon tähendab, see on seinast seina, et võib inimene kasutada, kellel on paar investeeringut ja võib inimene kasutada, kellel on kümnetes miljonites portfell, et selles mõttes me toetame nagu seda kõike. Aga see algaski siis sellest, et kuna me ise mõlemad investeerime ja me mõlemad oleme sellised investorid, kellele meeldib asju nagu jälgida ja kirja panna ja näha, mis tulemused on ja nii edasi, siis mõlemad täiesti erinevad teed pidi oleme enda portfellihaldust nagu varem ka teinud. Ja üle 10 aasta mõlemad nokitsesime enda tööriistadega, mida ma ise kohe näitan ja Taavi näitab ka loodetavasti, mida me kasutasime varem ja mille pealt me siis üle liikusime Portfello peale. Ja igastahes, kuna need enda kodukootud lahendused mina siis Excelis ja Taavil ühes nii-öelda raamatupidamise tarkvaras põhimõtteliselt ei ole skaleeruvad, siis otsustasime just eelmine aasta algus, et paneme pead kokku ja tegelikult teeme ühe nagu mõnusa tööriista, kus saaks nagu tegelikult ka portfelli jälgida ja vastused oma küsimustele ja targemad otsuseid teha. Aga ma juba hakkasin nagu asjast rääkima, aga ennast ei ole nagu selles mõttes tutvustanud, et kiiresti enda kohta ka, kes mind ei pruugi teada, et minu nimi on Marko Oolo ja selliste ettevõtmiste investeerimise taustast siis nii palju, et ma aktiivselt juhin 2 investeerimisfondi, mille fookus on investeerida varajase faasi tehnoloogia ettevõtetesse ja kokku on meil siis varade maht seal 80+ miljonit nendes 2 fondis kokku ja loodetavasti siin
fondiperioodi ja on veel tükk aega järel, et kasvab veel jõudsalt edasi. Aga selle kõrvalt, et professionaalseid investeeringuid läbi Superangeli fondi teha, juhin ka enda investeeringuid enda 2 varahaldusettevõttest ning investeerimise kõrvalt ikka ei saa üle ümber, tegelen sellise nii-öelda ettevõtluse kogukonna ja heategevuse asjadega ka ja Portfello ongi üks nendest ettevõtetest, mida me siin lisaks teeme ja kogukonna poole pealt kirjutame off the record jutud kanalis, kirjutame finantsteemalist sisu koos Taaviga ja Jake Farra ka, kes siin ütles, et tema on ka Portfello kasutaja, mis on tore. Ning lisaks on ka üks heategevusorganisatsioon, kus me toetame finantsharidust ja noorte ettevõtlust. Et selline on siis minu taust. Taavi, võib-olla tahad siia vahele segada ja tutvustada ennast ära ja siis ma hüppan sinna, kus ma hakkan näitama siis kuidas ma varem portfelli jälgisin enne Portfellot. ja no mul tegelikult on ka slaid olemas, aga ma pärast näitan siis, aga räägin kiiresti vahele, et mina olen ka investeerimisega tegelenud siis ka üle 10 aasta nagu Markogi. Pärast näitan neid seda tarkvara, mida ma 10 aastat kasutasin, et tegin mõned screenshot'id, kaevasin kuskilt välja, aga jah, muidu olen terve elu olnud tegelev tarkvaraarendusega. Alustasin veebipoodide ja kodulehtede tegemisega, siis tegin autorendi sellist platvormi, mida kasutasid maailma suurimad autorendi vahendajad. Siis töötasin Eleringis, mis on Eesti elektri ja gaasi põhivõrgu operaator juhtiva tarkvaraarendajana. Ja siis pärast seda kuni tänaseni olen töötanud siis Bigbankis full stack tarkvarainsenerina ja arhitektina ja siis lisaks siis palgatööle, nagu Marko ütles, teeme off the record jutte, teeme Portfellot ja varem tegin rohkem, täna suhteliselt vähe teen ka niisugust freelancer tarkvaraarendustööd. Et ma arvan, et minu poolt on praegu kõik. Jah, et võib-olla Portfello usaldusväärsuse mõttes, et miks meie seda just ehitame, et ma arvan, et meil on unikaalne kombinatsioon Taaviga just selles, et mõlemad oleme läbi ja lõhki, teame seda investeerimismaastikku ja oleme nagu enamus neid use case'e või asju, mis võib juhtuda erinevate aktsiate, laenudega, kinnisvaraga oleme ise oma näol nagu läbi kogenud ja lisaks siis Taavilt väga pikaajaline arendustaust ja mina ise olen tegelikult TransferWise'i tootearenduse tiimi juht olnud ja analüütika tiimis töötanud, et seda IT-maailma või kuidas toodet arendada ja kuidas head kasutajakogemust teha, et selle kogemus on tegelikult meil ka mõlemal olemas. Aga et peamised küsimused, mis mul endal siis olid näiteks, kui ma hakkasin portfellihaldust üldse alguses tegema või mõtlesin, et mis küsimustele tegelikult ma tahaks vastust saada, et kui ma juba investeerin ja mingeid asju tekib, et esimene on see, et ikkagi, mis see siis tootlus nagu on, et kogu aeg paned raha, saadad kuhugile internetti ja noh, kui kinnisvarasse paned, saad rohkem aru, aga paljud investeeringud on ka lihtsalt internetis, kas need ongi aktsiainvesteeringud või mingid laenu annad mingi portaali vahendusel, et kuidas aru saada, et mis üldse see tootlus sealt tagasi tuleb. Teiseks lihtsalt ülevaade, mis on portfell väärt ja millised varaklassid seal sees on ja kuidas üldse portfell on jaotunud erinevate varaklasside vahel. Hästi lihtsalt nagu baasküsimused on need esmased ja siis seal tuleb järgi veel riburada mööda muid küsimusi. Näiteks, et kui ma juba olen paar aastat investeerinud, et kas ma tegelikult teen üldse häid investeerimisotsuseid ja kuidas seda nagu jälgida ja kuidas seda võrrelda ja kuidas aru saada, kas see on hea otsus või mitte. Väga aktuaalne küsimus viimasel ajal, kas mu portfelli riskihaldus on paigas, et kas mul tegelikult on portfell nagu mõistlikult hajutatud nii instrumentide vahel, nii varaklasside vahel, nii geograafia vahel kui ka muudes vaadetes, et ei tekiks seda olukorda, et ühe investeeringu kaotus võib viia suure osa tootlusest nagu ära.
Siis kolmas küsimus, kui palju näiteks mu vaba raha on, et näiteks uus investeering, just Bigbank tegi siin AT1 pakkumise, Liven tegi enda võlakirja pakkumise näiteks, et aru saada kiirelt kohe, kui tuleb mingi asi välja, et mingi pakkumine välja, et aru saada, et oota, kas mul on vaba raha, vaba likviidsust, et sellist investeeringut teha. Et sellele tahaks nagu kiiresti vastust saada, ilma et peaks kõik pangad läbi käima ja kõik kontod läbi vaatama ja kalkulaatoriga arvutama hakkama või arvelauaga. Ja kirjaviga ka ikka sisse lipsanud, et mis saab, kui minuga midagi juhtub ja see on võib-olla selline pikemaajalisem küsimus, aga üldse, et enamasti me nokitseme oma investeeringutega üksi ja ega kellelgi teisele ei näita, sest et noh, et esiteks on raske nagu mingit Exceli tabelit jagada, sest Exceli tabel enamasti istub su enda arvutis ja nii edasi, et siis tegelikult mina tükk aega, pea 10 aastat tegingi oma Excelit ja tegelikult minu elukaaslane ei teadnud, no kus mul need investeeringud on, mida me Portfelloga tahame ka lahendada, et tegelikult saaks jagada enda portfelli vaadet kas või mingis mahus, et kui midagi peaks endaga juhtuma, siis pärijad leiavad vähemalt üles, kuhu kohta ma selle raha investeerinud olen. No nii, läheb põnevaks, et Marko portfellihaldus 1.0, et see oli 2013 aastal, kui esimesed investeeringud sai nii-öelda tehtud ja need küsimused pähe tekkisid, tahtsin endale vastust saada. Ja egas midagi, võtsin ühe Exceli tabeli lahti ja hakkasingi sinna siis sisse kritseldama, et kuidagi proovisin luua mingit süsteemi, et aru saada, et kui palju seal kokku ikkagi seda raha on, et näete siin ühte väikest rohelist rida, mis kõik üleval olevas kokku võtab, et seal peaks tulema välja siis see algne portfelli väärtus ja samas need erinevad read, kõik on siis erinevad investeeringud. Ma olen ka ütlenud, et nojah, et siin ongi, et ma ei teagi, siin on näha, et võib-olla, kes on teravama silmaga, et esimesed 5-6 rida on üldse hõbemündid, mis on väga huvitav investeering selles mõttes, et selle väärtust ja tulemusi jälgida ongi võib-olla Excelis ainult võimalik alguses. Aga selline nägi see esimene versioon siis välja ja sealt ma hakkasin nagu siis põhimõtteliselt enda soovide ja mõtete järgi tuletama, et mida ma veel näha tahaks, hakkasin kogu aeg paremaks tegema ja ma saan Exceliga selles mõttes üsna hästi läbi, võin sinna sisse ka teinekord ära kaduda, et mulle nagu see Excelis numbrite liitmine lahutamine nagu meeldis. Et siis ma liikusingi edasi ja jõudsin siis 2014 aastal alguses, kus ma tegin ka teadlikumad investeeringud ja hakkasin investeerimisega tõsisemalt tegelema. Tegin siis alguse teise versiooniga ja ma ikkagi jätkasin Excelis. Ja nüüd on tegelikult pilt sellest hilisemast ajast, kus see on juba täienenud, aga põhimõtteliselt sellist baasi ma hakkasin nagu algusest peale looma. Ja siin ongi siis, nagu näete, siin all on töölehed, kokku 13 erinevat töölehte, iga varaklass või iga kategooria erinevas töölehes, siis on kokku neid veergesid, on umbes 60 erinevat veergu ja kui alla kerida seda tabelit, see on praegu pilt, et ma ei saa kerida, aga on 700 rida numbreid igal lehe peal, et nagu te näete, siis läheb suhteliselt kirjuks lõpuks ära. Aga nii ma siis enda portfelli jälgisin, et proovisin järge pidada kõikidel varaklassidel, nende varaklassi sees olevatel investeeringutel. Tahtsin ka, et portfelli üldvaade oleks näha ja see pilt siin iseloomustab seda koondlehte, kus siis nagu kogu portfell nagu kokku jookseks ja siit ma saan teada, mis on tootlus, kuidas varaklasside jaotus on, kuidas näiteks võrdlus S&P 500-ga on ja nii edasi. Aga siit paar näidet, et kus need kitsaskohad olid, et vasakul pool, siin on nagu pool ja pool pilti, et vasakul pool on siis näiteks kolmanda samba investeeringud ja nii kui ma iga uue investeeringu tegin, pidin ühe rea siia tabelisse juurde tegema ja siis ostud nagu sisse kandma. Kes Exceli inimesed saavad aru, et on võimalik Excelis teha, aga mitte kuigi võib-olla skaleeruv. Ja iga instrument oli niimoodi eraldi tabelina nagu jälgitud ja see jooksis siis kokku suurde tabelisse ja siin paremal pool on näha, et tegelikult Excel ei salvesta ju ajaloolist infot nagu maha, et siis ma iga kuu lõpus või iga kuu algus, kui ma eelmise kuu ülevaate ära tegin, siis salvestasin kõik read nii-öelda ajatempliga nagu maha, et ma saaks tagantjärgi kunagi vaadata, et mis investeeringu seis oli 2017 aasta novembris, mis investeeringu seis oli 2018 aasta märtsis ja nii edasi.
ja koondlehele jooksid siis kõik erinevad varaklassid kokku ja lõpuks siis tahtsin näha ka portfelli erinevate asjade lõikes, näiteks soetusmaksumus, turuväärtus, tootlus, investeeringute realiseeritud kasu või tulu, siis erinevad protsendilised tootlused ja võrdlused ka võrdlusbaasi indeksitega näiteks. Et siin ma kommentaare praegu rääkimise ajal vist samal ajal ei saa lugeda, ma ei tea, kas kellelgi on juba sellise pildi vaatamise peale see portfellihalduse isu ära läinud, et igastahes 10 aastat ma niimoodi nagu tegin seda ja lõpuks siis jõudsingi sinna, et tegelikult see ei skaleeru kuigi hästi. Ja minu peamised väljakutsed näiteks Excelis jälgimisega oligi see, et esiteks see ajakulu asjade sisestamisele, eriti kui see portfell on päris värviline ja kirju juba, see ajakulu on tegelikult läheb väga suureks, et kui ikkagi igal kuul ühel pühapäeval pere kõrvalt võtta 8 kvaliteettundi Exceliga, siis võib ka pereelu mõjutama hakata. Ja teiseks ta ei skaleerunud, ehk et kui midagi tahtsid suures struktuuris nagu muuta, siis minu Excel ei skaleerunud ja ma tean, kuidas seda oleks saanud võib-olla paremini ehitada, et olekski Excelist pidanud andmebaasi tegema ja sealt hakkama vaateid peale tegema. Aga see on juba suur struktuuri muutus, mis nõuab nagu kõikide ajalooliste andmete ümberkirjutamist. Andmed ei uuenenud ajas ise, et küll oli võimalik ühendusi luua ja mingeid suuremaid aktsiahindasid sisse saada, aga mingid kodumaise aktsiahindade tõmbamine, tihtipeale mingid ühendused läksid katki, näiteks kui tegid ise mingi see, mis kraapis kuskilt lehtede pealt hinnaandmeid kokku, siis need ühendused läksid pidevalt katki, sest kodulehed muutuvad ja ta ei leia enam neid andmeid üles. Ja kokkuvõttes, et näha värskenenud portfelli seisu, tuli ise neid aktsiahindu ja instrumentide hindu ikkagi muuta pidevalt. Ja nagu ma rääkisin, 13 töölehte, 60 veerdu, 700 rida, et kui need korrutised omavahel ära teha, siis see ainuüksi juba ei ole nagu võitev lahendus. Ja teine väljakutse, et kuidas jälgida erinevaid portfelle, et mul 1-2 varaldusettevõtet näiteks, et üks on 100% minu enda oma, üks on 50-50 äripartneriga koos, et siis ma ei saa ju päris enda asju temaga koos nagu jälgida, ehk see tähendas seda, et on 2 erinevat Excelit, mis mingil iga kuu lõpus pead siis kokku tõstma ühest Excelist numbrit teise viima. Ja kui neid portfelle on veel rohkem, siis seda keerulisemaks asi läheb. Ja nagu ma ütlesingi, vanade tehingute arhiveerimine on maru keeruline, et kuidas vanu tehinguid siis nagu alles hoida ja kuidas minna ajaloos tagasi ja kuidas nagu näha neid. Ja siit me jõuamegi selleni, et selle Portfelloga me need asjad ära lahendame ja sellest siia siis toote sisse me kohe nagu läheme ka, aga annakski siis Taavile siit sõna näita, milline sinu see süsteem välja nägi varem. Kuulda ei ole sind ainult. Sorry, nii ta on ju. Jaa, no nii, minu asi nägi välja umbes selline, et oli niisugune raamatupidamise tarkvara nagu GNU Cache siin taga peidus. Polegi vaja seal näha, on ju, et kus ma siis kandsin kõik asjad sisse ja siis selle peale olen ehitanud niisuguse natukene lihtsamini arusaadava UI kui Marko Excelis, aga jah, mingi selline algeline asi ta oli, et võib-olla siia ei peatukski väga kauaks, aga ütleme jah, minu peamine see väljakutse oli ka just see ajakulu, et iga kuu lõpus nende hindade tagaotsimine, raportite sisse importimine, sisse toksimine, et see kõik võttis ka ikkagi parasjagu arv tunde ja pärast siis nende, ütleme, kokkuvõtete kokkupanemine ja otsimine on ju, et jube tüütu oli, et täna Portfelloga on põhimõtteliselt jooksvalt kogu aeg laivis asjad olemas ja kui kuu kukub, on ju, siis põhimõtteliselt ma ei tea, võib-olla 20-30 mintsi läheb kuskilt ühisrahastusest asjade kogumine ja ülejäänud asjad on juba olemas. Aga jah, enne kui siis demo juurde läheme, et siis räägime siis elevandist toas ka, et päris paljud on küsinud turvalisuse kohta, et ma tegin niisuguse kiire ülevaate siis, et kuidas me, ütleme, selle turvalisuse peale oleme Portfellos nagu mõelnud. Ehk siis esiteks võib-olla tooks välja selle, et kuna ma olen pangas juba 7 aastat töötanud, on ju, siis ma olen kokku puutunud, ütleme, sellise panga turvalisuse klassiga, et võiks isegi öelda, et Portfellos mõned asjad on isegi võib-olla
turvalisemad, kui pangas on tehtud. Teiseks siis kuna me oleme kolmene tiim hetkel on ju, siis meil igasuguseid oma servereid ei ole, vaid me kasutame siis professionaalset koostööpartnerit, kes siis pakub meile serveri teenust, kes siis hoolitseb kogu selle riistvara eest. et täna on siis kõik andmed hoitud turvatud serveri ruumis, mis asub Eestis ja koopiad vist asuvad Amsterdamis. ehk siis see pool on ka suhteliselt hästi tagatud. lisaks on meil, kasutame sellist teenust nagu Cloudflare, mis on üks maailma suurimaid omataolisi teenuseid, siis kust siis kogu liiklus, mis siis käib meie serverite ja brauserite vahel, käib sealt läbi, ehk siis nemad juba teevad sellise esmase kontrolli igale päringule ära, et kui keegi seal üritab midagi häkkima hakata või teeb kahtlasi päringuid, siis nad saavad juba sealt ploki peale, ehk siis nad ei jõuagi midagi kurja teha. lisaks siis kasutame Portvello nii-öelda andmete jaoks täiesti eraldi serverit, seal ühtegi muud tarkvara ei jookse, et on ainult üks sissepääs ja see ongi see Portvello rakendus, mis siis seda, ütleme, portfelli haldust teeb ja rohkem ligipääse seal ei ole. samuti teeme turvatestimist, nii automaatseid teste kui ka eraldi inimesed on Portfellot testinud. ja siis lisaks sellele, et ütleme, kõik andmed on nii kõvakettal krüpteeritud, sel hetkel krüpteeritud, kui nad liiguvad serverist siis brauserisse või äppi, siis lisaks on tundlikud andmed veel omakorda ka andmebaasi väljadel krüpteeritud, ehk siis kõik, ma ei tea, konto nimed, tehingupartnerid, märkmed, tehingute kirjeldused ja kogu sihuke info on ka omakorda siis krüpteeritud, ehk siis kui keegi saab kasvõi andmebaasi parooli kätte, siis nad neid andmeid ikka ei näe, kuna need on siis eraldi veel võtmega ära krüpteeritud ja ütleme, kasutaja andmeid me ei kasuta ka ühegi mudeli treenimisel ja need ei liigu mitte kuhugi Portvellost väljapoole, ehk siis see risk on ka maandatud. ja kui keegi tahab täpsemalt lugeda, siis on selline link, mille leiab ka Portvello kodulehe altosast, kus me siis täpsemalt lahti kirjeldame kõik need asjad. aga turvalisus seal plaanil, siis enne kui ma näitan demot, siis ma kiiresti räägin ka põhitööd ära, et millest siis, ütleme, Portfello koosneb või ütleme, see loogiline vaade siis. ehk siis põhimõtteliselt kõige aluseks on siis sinu portfell, et sul võib olla siis mitu portfelli, üks kuni põhimõtteliselt isegi lõpmatuseni, et teised inimesed võivad sulle ka portfelli ligipääsu jagada. portfell siis koosneb peamiselt kolmest erinevast asjast. see võib olla investeering, see on siis näiteks mingi avalikult kaubeldav aktsia, mingisugune privaatne investeering, mida avalikul börsil ei ole. võib olla kuldmünt, võib olla, ma ei tea, mingi kaupvara, auto isegi või mis iganes, on ju. siis portfellis võivad olla kontod. konto on siis kas näiteks pangakonto, kus sul on sularaha. see võib olla ka sularaha, mis sul on, ma ei tea, voodi alla peidetud, aga tahad ka portfellis kajastada. see võib olla näiteks IB või Lightyeari konto, kus sul on sularaha. et mis Portfello teeb nagu eriliseks, ongi see, et kui paljud konkurendid peamiselt tegutsevad siin kohas, ehk siis lasevad sul lisada aktsiaid ja selliseid investeeringuid, siis meie siis. Taavi, aga kui sa näitad midagi praegu, siis me ei näe. okei. Pead ekraani jagama. sa pilti ei näe üldse või? Näeme ikka, graafik on ees. okei, Oi, ma otsin ise üles siis. jah. Vabandust. okei, pole hullu. siis on jah kontod, kus on siis raha nagu peal, siis ühe konto all võib olla mitte erinevat valuutat. ja siis on eraldi veel on nagu laenud ehk siis põhimõtteliselt kohustused, et on kolm niisugust peamist objekti, mida saab siis portfelli lisada. ja siis investeeringu puhul võib see olla ükskõik mis investeering, et kas aktsia, võlakiri, antud laen, kinnisvara, mingisugune ETF, vahet ei ole, et isegi kui seda nimekirjast ei leia, pärast näitan seda nimekirja ka, siis võib kasutada ka muud investeeringut, ehk siis võib ükskõik põhimõtteliselt mida kajastada. ja siis, mis neid kõiki kolme ühendab, on siis tehingud ehk siis ost, müük, kontode vahel raha kandmine,
laenu väljamakse, põhiosa tagasimakse, intressid, dividendid, kõik on eraldi siis tehingud, mis siis on seotud kas konkreetse investeeringuga või siis näiteks tehing võib olla seotud nii investeeringu kui kontoga. Näiteks kui sa ostad midagi rahakontolt, siis tekib siis 2 tehingut, üks on kontolt raha välja ja teine on siis investeeringul kas näiteks ost või müük. Ehk siis see on niisugune põhiline põhimõte. Ja siis iga tehinguga on siis seotud valuutakurss, mida me võtame siis Euroopa Keskpangast iga päev eurode puhul ja siis USA dollarite puhul võtame siis turu keskmise näitaja oma teenuse partnerilt. Ja siis võib-olla lisaks veel ütlen ära veel, et iga investeeringu puhul on ka niisugune asi nagu instrument. Instrument on siis, ütleme näiteks LHV aktsia, mis on avalikult kaubeldav, siis sinu investeering on selle avalikult kaubeldava aktsiaga seotud, mille küljes siis automaatselt hinnad uuenevad. Ja kui sa lisad endale portfelli mingisuguse privaatinvesteeringu, siis ta on ka nagu niisugune virtuaalne instrument, millel sa saad ise siis käsitsi hindu külge panna ja tegelikult, kui sa väga tahad, sa võid samat asja lisada ka mitmesse portfelli. Ja siis siin viimane asi on see kollane kastike, see on siis konsolideeritud vaade. See tähendab siis seda, et kui sul on mitu portfelli, kas sul enda oma või keegi näiteks jagab sulle ligipääsu, siis sa saad luua sellise ühtse vaate nendest portfellidest, et sa näed seda justkui ühe portfellina. Et need on, ütleme, need põhitõed. Nüüd ma panen selle jagamise kinni ja nüüd võtame siis Portfello ette, et oleme siin kaua jutustanud. Nii, kus ta mul on siin? Üks hetk. Nii, leidsin üles. Kas on näha seda? Väga hea. Nii, nüüd ma rääkisin siis ära, et mis need põhiasjad on, et ma siis nüüd näitakski esimese asjana, kuidas siis need, ütleme, tehingud siia portfelli jõuavad, et hetkel me oleme siin portfelli nagu ülevaate lehel, sellest räägib pärast Marko, aga põhimõtteliselt on siis nende tehingute lisamiseks suures pildis 3 varianti. Et üks variant on see, et kui me näiteks lähme siit kontode vaatesse, nagu ma enne ütlesin, siis on siin need rahakontod, siin demokontol on siis näha 2 erinevat kontot, üks on siis niisugune Swedbanki oma, teine on Interactive Brokersi oma ja näiteks siis mõlema puhul on võimalik lisada automaatne liidestus. Et siin on niisugune juhend ka, kuidas see käib, põhimõtteliselt kui sa liidestud siis selle pangaga ära, teed selle protsessi läbi, siis Portfello hakkab iga päev sinu pangakontolt võtma siis konto väljavõtteid ja sa saad neid konto väljavõtteid siis põhimõtteliselt enda portfelli lisada. Et enamus tehingute puhul Portfello juba tunneb ära need, mis aktsiaga on tegu, mis on näiteks aktsiatehingu hind, kogus ja sina lihtsalt pead kinnitama selle ja sul ilmuvad siis need tehingud automaatselt portfelli ja liiguvad investeeringute alla. Teatud juhtudel, näiteks LHV puhul on võib-olla vaja käsitsi seal midagi juurde panna, aga ütleme, enamus juhtudel tunneb Portfello juba need tehingud ära. Teine variant, kuidas lisada ja mida tasub teha siis, kui sa Portfellot hakkad seadistama, näiteks tahad pikemat ajalugu saada, siis on võimalik üles laadida pangast või maaklerkontolt alla laetud tehingu väljavõtet. Et näiteks ma teen siin ühe näite läbi, kiire näite, et kuidas see umbes välja käib. Et siin lisa uus all on siis niisugune impordi nupp. Siit saad valida konkreetse konto, kuhu sa impordid ja näiteks kui sa impordid pensionikontolt andmeid, siis saab kasutada seda linnukest, et kuna pensioni puhul siis sul otseselt rahakonto pealt raha ei liigu, välja arvatud, kui sa 3. sambasse kannad, et siis saab seda linnukest kasutada siin. Ja teen ühe kiire näite, et siin ühe
ekspordi tegin, et põhimõtteliselt tuleb selline vaade ette siis, kus sa saad need tehingud üle vaadata. et ma siin meelega võtsingi paar tehingut, mis on mul portfellis juba olemas. et tegelikult Portfello siis üritab aru saada ka sellest, et kui sa oled juba sellise tehingu varem importinud, ehk siis vahest juhtub nii, et sul mingi tehing jääb vahele, siis on hea variant, et uuesti sama fail importida ja siis Portfello vaatab, et kui sul samal kuupäeval on tehtud samas summas mingisugune tehing, siis ta juba ütleb sulle, et kuule, et vaata, kas see on äkki duplikaat ja siis siin vaates põhimõtteliselt siis võid otsustada, on ju, et kui ongi duplikaat, siis saad ära kustutada need siit. või kui ei ole, siis saad lihtsalt ära kinnitada, et siis sa saad nad ikkagi ära importida. ehk siis siia tääbi tekivad kõik sellised tehingud, millega on mingid probleemid. siin vaates on juba sellised tehingud, mis Portfello on kõik täiesti ära tundnud ja saab nagu sisse importida. et põhimõtteliselt panedki siia imporditehingud, et ma praegu ei hakka neid tegema, kuna tekivad duplikaadid. ja juhul, kui näiteks Portfello arvab valesti, et näiteks tegu ei ole Coop Pangaga, siis alati saab siis ära muuta selle ka investeeringu, et ma ei tea, äkki oli hoopis näiteks LHV on ju, et saad otsingust, otsid õige ettevõtte ülesse või kui sellist ettevõtet üldse ei ole, et on mingisugune kinnine investeering, saab see alati lisada käsitsi ka custom investeeringu, et selle jaoks saab siia vajutada. et see on nagu üks viis ja siis viimane variant ongi lisada tehinguid siis ükshaaval. et selleks saab siis näiteks minna siia portfelli vaatesse või siis konkreetse konto vaatesse ja siis lisadagi tehing. et näiteks võime võtta, et võtame näiteks LHV uuesti, paneme, et näiteks maksis, eile maksis dividendi natuke vara küll, aga saab nii teha, et maksis dividendi näiteks 100 eurot siia Swedbanki kontole. ja siis paneme lisaportfelli, et ongi, näeme, et see 100-eurone dividendi makse tuligi portfelli, ehk siis põhimõtteliselt on võimalik ka käsitsi siis tehinguid teha, et vahest ongi, kui on tehinguid vähe, siis on võib-olla isegi lihtsam see käsitsi ära teha, kui hakata kuskilt faile alla laadima. et need on, ütleme siis need 3 peamist varianti, kuidas neid investeeringuid nagu sisse saab, et sel hetkel, kui sa konto lood, on võimalik ka luua algsaldod, aga seal on juba see, ütleme, õpetus juba oluliselt parem, kuidas see käib. niimoodi. aga jah, niimoodi ma annakski äkki Markole üle, et Marko teeb siis põhjalikuma ülevaate muudest funktsioonidest. No nii, andke märku, kas on näha. Jep. Väga hea. et ma näitan siis seda, tutvustan natuke, kuidas see asi välja näeb ja mis siin, kus asetseb, et alustame siis kõige algusest, et siis kui logida Portfellos sisse ja portfell on nagu sisse kantud, siis esimesena kõik maanduvad sellise ülevaade lehel. ja ülevaade leht siis kõige suurem osa siit on see, et näitab, kuidas see portfelli siis hetkel see netoväärtus on siis valitud perioodi jooksul liikunud või mis temaga juhtunud nagu on. ja nagu näha, antud selle demo portfelli puhul on siin kuu algus oli portfell nagu üleval, aga noh, praegu on turgudel turbulentsed ajad, et see on kuuga nagu allapoole tulnud. ja samas saab vaadata ka pikema perioodi jooksul. see kuu, eelmine kuu saab ise ajavahemikku määrata ja samas saab vaadata ka netoväärtust, saab vaadata soetusmaksumust portfellil, saab vaadata netoväärtust erinevate varaklasside lõikes, mis ongi see grupeerimistunnus siin. Siin on mõned meil ette pandud juba Portfellos, aga saab ka enda täitsa neid kategooriaid nagu luua. näiteks kui tahad vaadata finantssektor, commodities ja nii edasi, või siis tahad vaadata geograafia mõttes, paned Eesti investeeringud, Läti investeeringud, Leedu investeeringud ja nii edasi. ja
ja saab ka vaadata jah, et kui palju sellel kuul siis kas väärtus langes või kahanes. Aga kõige enam on siin ees jah, see netoväärtus, mis on nagu see peamine asi. Ja natuke alla minna, siis järgmine asi on varade jaotus, ehk siit saab kiire ülevaate sellest, et mis on erinevad varaklassid ja kuidas see portfell nende vahel jaotunud on. Ja muidugi siin on erinevaid viise sedasama infot vaadata, erinevaid, kellele mis tabel nagu meeldib. Siin näitab siis tree chart'ina sama asja ja siis on waterfall ka, et ja üks nüanss on see, et kui näiteks laenud on ka, siis ta näitab siin brutoväärtust ja siin järgmisena tuleb siia vahele tuleb siis kohustuste osa ja netoväärtus on siis kohustuste võrra väiksem. Ning kiire tootlusülevaade ka, et näiteks praegu näitab siin kõige algus sul kohe ära, mis on parima tootlusega 5 instrumenti, mis on halvima tootlusega 5 instrumenti. Saab vaadata nii protsentuaalselt tootluse mõttes kui ka absoluutsummades. Aga samas saab ka vaadata seda kurikuulsat graafikut, mida te tihti börsidelt näete, kus halvamatel aegadel on kõik punane ja headel aegadel on kõik näiteks roheline. Ja siin on erinevad viisid ka, et kuidas, mille järgi seda tootlust arvutatakse, et kas on kogu tootlus üle perioodide või see on soetusmaksumus või hetke turuväärtus. Aga neid nüansse on siin väikselt palju, eks neid peab tundma, ma ei hakka kõigi peal peatuma. Aga siin all on üks huvitav plokk veel, mis on tuleviku rahavood, et kes on siin rahavoo investorid, kes investeerivad kinnisvarasse ehk üürikinnisvarasse, kes investeerivad laenudesse, võlakirjadesse, kust tuleb intressitootlust või kes investeerivad dividendi aktsiatesse, siis saab enda iga investeeringuga ära seadistada selle nii-öelda rahavoo graafiku, näiteks kui laenudel on intress, tagasimakse graafikud, saab selle nagu ära märkida ja need kõik andmed lõpuks jooksevad siis tuleviku rahavoogudesse üles, ehk siit näeb, kuidas hakkab järgmistel kuudel likviidsus jooksma, et kui palju tuleb kokku nagu tagasi ning kui palju sellest on renditulu ja kui palju näiteks intressitulu antud näite puhul. Ja siin ka eraldiseisvalt paremal pool näitab, et millistest instrumentidest tuleb see tootlus ja kui palju ning saab muidugi klikata ka sellel vaata raportit nupul, mis viib siis detailsemasse raportisse. Aga see on selline asi, kus me kõik maandume, aga muidugi see on nagu üldpilt ja koondpilt, aga väga huvitav on alati minna ka sisse ja vaadata seda portfelli siis kõik, detailselt, rida-rea haaval. Ehk siis järgmine leht ongi see portfelli leht, see on üks ka meil kõige kasutatavam leht, ise ka kasutan seda kõige rohkem ja siin üleval näitab kohe ära, mis on see jällegi portfelli väärtus ja näitab selle antud perioodil siis kõige olulisemaid asju. Palju on kapitali kasvanud, palju kulud, palju rahavood, valuutakurss ja kokku siis, kui palju see kogutootlus on olnud. Nii absoluutsummas kui ka protsendiliselt. Ning all on siis terve nimekiri varaklasside kaupa erinevatest investeeringutest. Hetkel me oleme siia sisse pannud ühe kinnisvara investeeringu, mis on siis üürikorter. Siin on aktsiate investeeringud, üks on siis 3. sammas ja teine on Nvidia ja laenudest on siis näiteks 4 võlakirja. Ja nagu näete, siis siin näitab nende nii-öelda ühiku hinna ära, siin on kokku siis turuväärtus, samas näitab portfelli osakaalusid ja siin on need samad numbrid siis lahti võetuna, mis on siin üleval rea peal, et kapitali kasv, kulud, rahavood, kui palju valuutakursist on portfell pihta saanud või võitnud ja mis see kogutootlus on ning all näitab ka nagu nende üldnumbrid ära. Et selline on see investeeringute portfelli vaade nagu instrumentide lõikes, mida rohkem investeeringuid on, seda pikem see nimekiri on ja saab ka siin vastavalt muuta neid, kuidas hakkida või vaadata seda portfelli, et meil hetkel ei ole näiteks valuuta järgi, mis on euros ja mis on USA dollaris, näiteks saab sellise vaate teha ja saab ka mitte grupeerida, näidata kõiki korraga, aga enamasti ma ise vaatan näiteks varaklassi kaupa. Ja mis siis veel, Taavi korraks näitas, ma ühe korra näitan veel, et kui siin vajutada siis ükstapuha millise investeeringu peale, siis avanebki see investeeringu enda leht, mis on mingis mõttes sarnane, aga siin on nagu teistsugust infot, et siin näitab siis antud investeeringu turuväärtust ajas. Samamoodi saab siin
perioodiga mängida, saab vaadata soetusmaksumust või üldse antud instrumendi hinnagraafikut, et mis on selle tuleva 3. samba näiteks turuhind, aga by default ja vaikimisi on siin netoväärtus sees. Ja esimene plokk ongi see tehingute plokk, kus on kõik ostud, müügid, mahakandmised, sellised tehingud, ja järgmine plokk on rahavoo plokk, kus siis rahavoo instrumentide puhul ongi kas üüritulud, dividendid, intressid, siis saab lisada märkmeid, saab ka vaadata igast üldinfot ja seadeid, et ma võib-olla näitangi ühte teist näidet siis selle näiteks ühe võlakirja puhul, et siin näitab ka võlakirja turuväärtust ja siin on rahavoo plokk on oluliselt kopsakam, et siin on juba makstud intressi kvartaalselt ja tuleviku rahavoogudes jooksevad ka need numbrid, aga igastahes, mida ma näidata tahtsin, on siis see, et iga instrumendil saab minna seadetesse ja siin saabki siis selle rahavoo plokis näiteks määrata ära, näiteks kui on mingi laenuleping kellelegi antud välja sõbrale, siis saab siin ära määrata, milline see laenulepingu rahavoo tüüp on ja saab panna sisse need põhiandmed ja sellest ta siis tekitab seda tuleviku rahavoogude vaadet. Nii, kui on küsimusi, tulistage vahepeal vahele, muidu näitan edasi, et siin järgmine leht siis on raportid ja ühel investoril just nagu mainisin, et tahaks aru saada, kuidas portfell läheb, siis see raportite osakond ongi üks ka kõige kasulikumaid kohti. Hakkan raporti kaupa korraks käin läbi, et ongi üldine varade jaotus, mis sisuliselt on seesama, mis oli ka avalehel, kuid nüüd detailsemalt lahti võetud. Ehk et siin saabki siis varaklassi kaupa vaadata, mis portfellis on. Saab neid samasid erinevaid graafikuid vaadata erinevaid pidi ning see tabel on kohe siin all. Ehk et see varade jaotus ja kui minna raportites tagasi, siis on tehingute raport ja nüüd saab üksikasjalikumalt tegelikult hakata uurima, millised on tehingud mingil perioodidel ja saab väga detailist väljavõtteid võtta. Näiteks paneme perioodiks viimast 12 kuud ja intervall kuuga ja siis vaatame, mis ta meile näitab. Ehk et siin ta hakkabki näitama kuude kaupa, mis toimunud portfellis on ja all on nende samade, kõik, mis siin üleval graafikul peal on, kõik need, mis seal tulba sisu on siin all välja toodud. Ja näiteks, kui tahakski teada, võtame natuke lühema perioodi, võtame see aasta, ma arvan, et sellest piisab esialgu, on 3 kuud ja võtame tehingu tüüpide kaupa. Ma tahaks ainult näha näiteks, mis rahavoo tehinguid on toimunud, kas ma olen saanud dividendi, intressi, üüritulu, optsioonitulu või muu tulu ja panengi ainult need lülitan sisse ja panengi uuenda ja tahakski ainult näha rahavoogusid, et siin saabki vaadata, mis on olnud viimase 3 kuu erinevad rahavood, kui palju neid kokku on tulnud ja siin all ka suuresti, et kus need tulnud siis on. Näiteks korter maksis 665 eurot üüritulu, Liveni rohevõlakirja maksis kvartaalset intressi 210 eurot, Bigbank maksis 240 eurot ja nii edasi. Samas, kui nüüd rahavoo osa on selge, siis võtan rahavoo tehingud ära, aga tahaks näha just, kus ma nüüd ostnud ja müünud olen ja maha kandnud, et kuidas, mis oste ja müüke ma teinud olen, siis saab siit välja võtta ka selle, et 2 peamist ostu viimase 3 kuu jooksul ongi olnud 2 kuul tuleva näiteks pensionisamba ostmine. Ja kui portfell on oluliselt kirjum, siis siin avaneb täiesti omaette maailm, mida ma ise kasutan päris palju. Tuleviku rahavoogudest me oleme juba paar korda rääkinud, ma siia sisse eraldi minema ei hakka. Kui Taavi tahad lisada, võid lisada vahepeal. Aga siin läheb nüüd krõbedaks, et siin on investeeringud tootluse raportid. Esimene raport siis näitabki instrumenti lõikes teatud perioodil, siis mis on olnud selle konkreetse instrumendi tootlused. Ja nagu näha, siis on verisemat osa portfellis ja on positiivsemat osa näiteks portfellis. Ja siit saad enda portfellil sellist ülevaadet vaadata ja tootlust saab vaadata erinevalt nii annualiseeritud meetodil kui ka kumulatiivsel meetodil näiteks. Ja ka absoluutsummades kui ka protsentuaalselt. Ja siis on veel portfelli tootluse raport, mis on siis kogu portfelli tootluse raport ja see iseenesest käitub niimoodi, siin saab just võrrelda
võrdlusindeksitega näiteks, et kui pannagi sisse, et võrdleks siis S&P 500-ga, siis saabki teha sellise võrdluse, et mis on need erinevad tootlused olnud erinevatel kuudel ja kui muuta siin see graafika kumulatiivseks, siis on ilusti näha, näiteks ja paneme veel siia siis viimast 12 kuud näiteks. Et siis saabki näha, et mis enda portfell tegi samal perioodil. Ja enda portfell on siis praegu see lillakas ja S&P on see sinine. Nii et kui näiteks aktsiainvestor võrdlebki enda aktsiaportfelli S&P 500 vastu, siis saab vaadata, kas sa üle pika perioodi jooksul oled näiteks võrdlusindeksit ületanud või mitte. Ja siin all on ka peamised näitajad, mis võrdlebki enda portfelli selle võrdlusindeksi vastu ja saabki näha, kui palju on ja see portfelli, see mudel, kuidas see võrdlusindeksit arvutatakse, on ka päris asjalik, sest ta just loob selle tootluse selle põhjal, kui sa justkui oleksid oma ostude asemel ostnud seda võrdlusindeksit. Ehk et see ei ole niisama, et perioodi alguses, kui palju indeks tõusnud on ja sinu oma tõusnud, vaid ta proovibki replikeerida, et kui sina kõik oma ostud oleksid suunanud just indeksisse, et mis see tootlus siis oleks olnud. Ja näitabki analüseeritud tootlust, samas näitab ka standardhälvet, näiteks kui palju üks kõikus võrreldes teise vastu ja nii edasi, et sellist detailset informatsiooni veelgi. Ja iga aasta alguses saab eelmise aasta kohta mõnus aasta kokkuvõtte ka, kus nagu paljud, kes Boltiga hästi palju sõidavad, saavad teada, kui palju nad Boltiga sõitsid, siis meie saame näidata, kui palju sa kokku investeeringuid tegid ja näiteks tootlus said. Nii, jah, et siin küsimustele võid Taavi vastata ka vahepeal, et kui on midagi tulnud sinna. Ja paar lehte veel kiirelt, näiteks kontode ülevaade, et samamoodi nagu oli ka portfelli ülevaade, on tegelikult kontode ülevaade ja siin saab neid liidestusi hallata, nagu Taavi näitas, saab teha automaatühendusi, nii et kõik kontokanded jõuaksid otse Portfellosse, sina saad siin rahulikult siis asjad ära kategoriseerida, et ei pea käsitsi sisestama kõike. Ja saab ka siin tehnilisemalt vaadata neid kõiki portfellis olevaid instrumente ja otsida neid oma vahel, et kui siin portfelli nendes instrumentide seadetes tahad ringi käia. Lähen tagasi ja tööriistadest on hetkel meil märkmed, mis, kui sul oled lisanud erinevatele investeeringutele märkmeid, ma korraks näitan ühte investeeringut, kus märkmed lisada saab, näiteks Liveni võlakiri, siin all ongi see märkmete sektsioon, et siis saab panna enda teesi kirja, miks sa ostsid, kuna sa müüd ja nii edasi. Ja kui neid märkmeid oled teinud, siis lõpuks need kogunevad kõik siia kokku. Ja seadetest on portfelli lõikes võimalik panna ka siis, määrata siis kuidas sina tulu tahad arvestada, kas tahad või tootlust arvetada, kas XIRI meetodiga või compound annual growth rate'iga või lineaarselt, see on võimalik. On võimalik nime vahetada, on võimalik eesmärke seada, seda ma praegu kohe näitama ei hakka. Ja näiteks siin üks oluline asi, et on võimalik õiguseid jagada. Ehk et siin saab jagada siis näiteks enda pärijatega või raamatupidajaga vaatamisõigusi hetkel, tulevikus ka muutumisõigusi. Ja siis teised saavad sisse logides näha portfelli vaadet näiteks. Ja portfelli ära kustutada me kunagi ei taha muidugi. Ja nüüd natuke sellest viisist ka, et mida siin asjad tähendavad. Taavi mainis, et on portfelle võimalik luua, et meie ise olemegi nii teinud, et minul on näiteks endal on siis umbes 3 portfelli siin sees, ongi ühe varaaldusettevõtte portfell on üks nii-öelda portfell, siis järgmine ongi teise varaaldusettevõtte portfell ja kolmas portfell on siis minu eraisiku portfell. Ja kokkuvõttes ma võin neid vaadata kõiki erinevalt, praegu ma vaatan personal portfooliot, siis Taavi näitas teile vahepeal siin holding oma alguses ja need ongi erinevad portfellid nüüd olnud. Ning siit on võimalik uut portfelli luua, aga on võimalik luua ka konsolideeritud vaade. Taavi, kas ma räägin sellest ka korraks, näitan? Võin ise ka näidata. Nii, väga hea, Taavi näitab. Ma siis lõpetan jagamise ja ma tahtsin seda ka, et kui keegi vaatas, et ehmatas ära, et minu
minu kogu portfello näeb musta taustaga ja Taavi oma oli valge, et kas see on erinev tööriist, siis tegelikult siin on võimalik muuta taustavärvi valge ja musta vahel, kellele kuidas see rohkem meeldib. Nii, Taavi, võta üle. Tegelikult on selle jaoks, et kui teed öösel portfelli ja naine või mees magab, siis saad nagu selle tumeda peale panna, siis sega teda, kui portfellis ringi käid. Aga päeval saab siis sellega teha. Aga jah, teeme see konsolideeritud vaate ka, et see ongi võib-olla kõige põnevam asi, mida Excelis on peaaegu võimatu teha, onju, et täna meil ongi siin siis need 2 portfelli, aga tahaks neid koos ka vaadata, onju, et panemegi siin mingi huvitava nime, paneme webinar näiteks nimeks. Ja siis teine huvitav asi on see, et sa saad määrata siis, millised portfellid siia konsolideeritud vaatesse kuuluvad. Ja lisaks sellele saab siis määrata selle osakaalu, et näiteks kui me võtame, et see personal portfolio ongi näiteks 100% minu oma, aga näiteks see portfell on näiteks naisega 2 peale või elukaaslasega või on mingi sõbraga 2 peale, siis on võimalik panna see osakaal siia sisse ja panemegi näiteks praegu 50%. ja kui ma nüüd selle ära salvestan, siis tegelikult põhimõtteliselt kõik need asjad, mis Marko enne näitas, siin üles tekkis ka see konsolideeritud vaade, et põhimõtteliselt kõik need asjad, mis Marko enne näitas, on nüüd 2 portfelli peale kokku. Et ja veel nii, et see siis ühest portfellist on ainult 50% arvesse võetud, mitte 100%. Ehk siis põhimõtteliselt ma näen nüüd, palju mulle isiklikult raha kuulub või palju minu isiklik portfell nüüd väärt on. Ja võib-olla veel, mida nagu näidata, mida Excelis ei saa kindlasti teha, näiteks see, et ma saan minna ajas tagasi, on ju, et vaatasin praegu küll, ütleme praeguse perioodiga, näiteks ma saan vaadata eelmist aastat, et põhimõtteliselt siis vaatlusperiood ongi nüüd 2024 algus kui 2024 lõpp, ehk siis ma näen kõike, mis selle perioodi jooksul juhtus. Samamoodi ma võin minna ükskõik millisesse perioodi tagasi, ma võin minna konkreetsesse päeva, nädalasse, mis iganes, või siis vaadata kõike nagu algusest peale, et kuidas see portfell on kasvanud. Et siin alguses ongi meil tegelikult Nvidia ost 2010 on ju, niimoodi see Nvidia tegelikult kasvaski kiiresti. Ja tegelikult ma tahtsin ühte asja veel näidata, mis minu arust on nagu eriti lahe, on see sama grupeerimistunnus, mida Marko ka enne näitas. Tegelikult saab siis lisada neid grupeerimisi ise ka, et ma teen kiiresti ühe näite ära, et sa saad luua mingi oma custom halduse, näiteks üks variant on, ma ei tea, võtame geopoliitiline risk, et tahame selle järgi oma portfelli siis tükeldada. Et tegime sellise grupeerimise ära, siis saame siia näiteks kategooriad lisada, paneme siia näiteks Baltimaad, saan panna alamkategooriad ka, kui tahan, näiteks Eesti, näiteks paneme siia, ma ei tea, muud, ei viitsi praegu teisi panna. Ja siis paneme näiteks USA, ülejäänud maailm. Põhimõtteliselt saab nagu need grupid ära luua, siis on 2 varianti, et kas siis minna investeeringu enda seadetesse või siis kohe siit saab lisama hakata, et vaatamegi, mis siin Eestis on, näiteks Coop ilmselt, LHV läheb siia, noh, tuleva nii ja naa, Eestiga seotud, aga otseselt investeeringuid Eestis pole, on ju, et korter 1 on Eestis, on ju, Hollywood on USA-s, noh, raha ilmselt saab ka välja kanda, kui vaja on, Mintos ei ole ka Eestiga seotud, võlakirjad, Bigbank, noh, Citadel, noh, paneme need praegu siia, lauaalune ka, siis muude alla näiteks paneme kiiresti lisakategooriasse, siis siit paneme, noh, paneme Mintose siia ka Lätiga seotud, siis USA alla paneme siit Microsoft, Nvidia, need, paneme selle, tegelikult seda ei pane, siis paneme selle ja siis ülejäänud maailma alla paneme ülejäänud, et automaatselt võtab siis need ära, mida ma ei ole mujale pannud. Salvestan ära ja kui ma nüüd lähen siia näiteks portfelli vaatesse, siis seesama
geopoliitiline risk, nüüd tekib siia grupeerimistunnus alla. Kui ma vajutan siia, siis ongi naks olemas, et portfell on nende samade tunnuste järgi ära jaotatud. Ja kui ma lähen näiteks siia raportitesse varade jaotus, siis ma näengi, et antud juhul siis, ootame, kas ma sain osakaalu peale ka panna, jah, et näiteks Baltimaades ongi 60% portfellist, et siin all on ka näha, ülejäänud maailm 19%, USA 19%. Ja tegelikult ma võin neid grupeerimisi luua siis nii palju, kui ma tahan, et mul endal on ka mingi 4-5 tükki, et on geopoliitiline risk, siis on, mul on tehtud sektorite järgi, siis mul on tehtud strateegia järgi, et saab igatpidi neid pöörata ja ühe klikiga põhimõtteliselt nagu vahetada. Et ma arvan, et päris mõnus asi. Ja üks asi võib-olla veel, mida huvitav, võtame mingi hea näite siin, Markol oli see, jah. Et lisaks siis ütleme, kui lähme selle investeeringu vaatesse, siis on võimalik näha neid kõiki ostu ja müügi ja tegelikult ka intressimakse tehinguid siin graafiku peal. Siis saab vaadata kogu seda, ütleme, hinnadünaamikat, et siin on ka näha, kus sa oled siis need ostud-müügid teinud. Ja siis tegelikult saab vaadata ka seda väärtuse kasvu, et kus siis see nagu kasv tuli, et võib-olla siin vaatas isegi parem see, et pikem periood, et saad vaadata ja siis näiteks lisaks vaadata selle järgi, et kui palju sa ise raha sisse panid, et siis see sinine tulp siin hetkel näitab, palju minu raha on sisse pandud. Ja siis need ülejäänud on siis orgaaniline kasv. Vot. Ma ei tea, kellelgi on küsimusi, võib küsida. Tegelikult ma näitan veel ühe asja ära, et tuleviku osa ka, et mis meil on tulevikus plaanis, et siis saame vabamas vormis küsimusi ka võtta. Ma vist jagasin seda, jah. Et tulevikuplaanid ka, et siis tulevikuplaanides, mis see aasta teha tahaks, ongi üks asi on mobiiliäpp, et see on work in progress, et esimene sihuke alfa versioon on olemas, et päris beta veel ei ole. Äkki saab jah, ütleme, kas selle kvartali jooksul üles, et esimesed huvilised saavad testida. Et see on üks prioriteet, siis kindlasti see aasta tahame kinnisvara osa teha natuke veel paremaks, et täna meil tegelikult kinnisvara saab lisada sinna külge laene, rahavoogusid. Saab teha niimoodi, et sul on ühe objekti küljes mitu laenu ja tegelikult beta versioon on ka sellest, et sul on ühe laenu küljes mitu objekti. Et hetkel ei ole sisse lülitanud, aga on olemas ja töötab. Ja siis lisaks tahame teha siis kinnisvara investoritele eraldi sellise raporti, kus on siis ühes kohas kõik see üüritootlus ja muud asjad kuvatud, et täna me näiteks juba oskame arvutada LTV-d, et saad graafiku peal vaadata, mis sinu kinnisvaraportfelli LTV on ja kuidas ajas muutub. Aga siis tahame lisada ka muud siuksed nüansid, mida kinnisvarainvestorid tahavad näha. Siis kindlasti panustame tehingute tuvastamisse, et need veelgi paremini automaatselt aru saada, et millega on tegu, et selleks teeme nii enda poolt arendusi kui ka tegelikult lobitööd turul, et näiteks LHV-ga oleme juba pikalt rääkinud, lubasid sügisel teha enda konto väljavõtted ka paremaks, et me saaksime rohkem infot siis konto väljavõttelt kätte. Lisaks loodetavasti saab Lightyear see aasta enda API valmis, et saame nendega automaatse liidestuse teha, et muutub see pool ka veel paremaks, lihtsamaks. Ja pensionikeskusega ka proovime rääkida, et saaks sealt infot automaatselt. Ja siis on veel plaanis lisada investeeringute alla ja miks mitte ka ütleme üldisesse vaatesse ettevõtete info a la nende suhtarvud, viimased majandustulemused ja kogu selline, et meil teenusepakku tegelikult pakub seda, küll enamasti USA ettevõtete kohta. Seega info mingil määral on olemas, lihtsalt on vaja ära teha. Ja siis variant on ka, et proovime välisturule minna, et lisaks Eestile siis proovida Euroopas ka kuskil portfellot turustada või turundada. Et need on niisugused peamised lühiplaani eesmärgid. Ma veel võib-olla siis vastan paar küsimust ära ja jagan seda portfelli veel. Okay.
Nii, et siin 2 küsimust oli portfelli tootluse raporti osas, et siin on paar varianti siis, et saabki võtta perioodiks, no võtamegi siis, paneme selle, vaatame, kas me saame selle uue konsolideeritud vaate ka, väga hea. Taavi tegi siin vahepeal ja ma saan juba kasutada, et läheme siia portfelli tootluse raportisse, võtame alates esimesest tehingust ja intervalli saab panna siis kvartali või aasta, paneme siis aasta, kui see on esimesest tehingust ja siis ta näitabki aastate lõikes neid tootlusi. Et saab võrrelda näiteks aastaid omavahel või siis saab vaadata kvartaleid omavahel. No neid tuleb maru paljusid, praegu on panna viimast 12 kuud, et siis on natuke vähem, et saab näiteks viimast 4 või 5 kvartalit isegi vaadata. Ja saab ka siis põhimõtteliselt Q1 versus eelmise aasta Q1 vastu vaadata niimoodi. Et selline vaade on olemas, võib-olla siia alla saame kuidagi tabelina välja tuua ka, mis need protsendid on nagu üksteise vastu erinevatel intervallidel. Et see on täitsa olemas ja siis oli see küsimus jah, et kas sai teiste asjade vastu võrreldes, siin on võrdlusnupp näiteks olemas, et saab võrrelda nii erinevate indeksite vastu, saab enda portfelle siin võrrelda ja saab ka saab mitme vastu ka võrrelda, et see võrdlus on täitsa olemas. Veel korraks paarist asjast, et siin on see õiguste leht, kui siit ülevalt seadetest võtta lahti, siin on kõik õigused näha, mis jaotatud on, jagatud on. Siin on kontoliidestused veel kord, siis on meil olemas selline soovitusprogramm, kes on olemasolevad kasutajad, siis kui jagada enda seda koodi, siis saab sõber, kes sinu koodiga liitub, saab 10% allahindlust esimeselt tellimuselt ja sina saad siis 10 eurot krediiti sõbra eest, kes on enda esimese selle tellimuse ära sooritanud. Sellise asja tegime just ja lisaks üldiselt pakettide arveldamine, ehk et me kasutame abimehena Stripe'i, kelle kaudu see tellimus nagu jookseb ja siin on tellimuse paketi lehel on siis kõik olemas, mis vaja, et siia tulevad need, kui on maksed toimunud, saab arve alla laadida, saab vaadata, mis selle asja sisu on ja saab muidugi hallata enda tellimust ka vabalt, et kõik, kes soovivad siis paketti uuendada või ära lõpetada ja midagi sellist. Ja siin detailides on näha, et mis pakett täpselt on. No näed, kohe kui portfellit kokku panime, on tulemus hoopis ilusam. Nii, aga võime küsimusi võtta. Nii, Taavi, kes teeb või kust tulevad valemid? Jah, et see on küsimus, et mis valemidega, ütleme, tootluse puhul on siis suht standard valemid, mis kasutab kogu see, ütleme, industry, et osad neist on mingisugustes teekides, mis on vabalt kasutatavad, osad neist on siis mingisuguste teadustööde põhjal kirjutatud või noh, võetud valemid, ehk siis ise ei ole midagi otseselt välja mõelnud. Ja muude asjade puhul siin mingid suhtarvud, asjad on ka kõik siuksed tavaline matemaatika, et siukest proprietary asja ei ole, et mingid asjad on võib-olla, et kus on mingid edge case'id, et kus me kasutame mingeid lihtsustusi, et a la kui sul, ma ei tea, Xir näitab tootlust miinus, ma ei tea, 1,000,000% on ju, siis pole intuitiivne, siis me näitame -100%, et a la mingeid selliseid asju me teeme, et see oleks intuitiivne, aga muus osas, ütleme, tavaolukorras on kõik sihuke tavaline matemaatika. Et üks oluline asi ongi, lihtsalt mainin juurde, et miks paljud need portfellihaldustarkvarad, mida me ise proovisime ka vahepeal, et miks nad ei ole kõige paremad, et kui sa õigesti seda arhitektuuri alguses tootluse arvutamiseks ei ehita, siis tagantjärgi on päris raske päriselt arvutada, et sul alusarhitektuur peab väga hea olema, et saaks üldse nagu
arvutada, sest et noh, asjad ongi sellised, et kui sa liigud ju vaadates ringi, näiteks lähed portfelli peale, muudad siit alates esimesest tehingust, paned kiiresti selle peale, siis paned vahepeal viimast 12 kuud, kogu aeg see tootlus ju arvutab tootlust taustal uuesti, on ju. Et kui see hästi ehitatud ei ole, siis nagu põhimõtteliselt kas ootad 4 minutit, kuna keegi ragistab või siis tegelikult ei näegi ja ma ei teagi, mis selle peamine põhjus on, miks pangad ei näita tootlust või nad suudavad ainult arvutada lineaarselt, et sa ostsid selle kuupäeval nagu first in ja first out nagu meetodil enam-vähem, et keegi ei arvuta nagu XIR-i ega mingit sellist tootlust. Ja compound annual growth rate on ka väga huvitav tootluse meetod, et seal oli võimalik XIR-i ja nende vahel valida. Et ma ei tea, kes nende kursis on, et tegelikult on need kaks ja lineaarne kolmekesi katavad nagu ilmselt 99% vajadustest nagu ära. jah, et seal võib-olla keegi mõtleb, et kuidas valida nende vahel, siis tegelikult ütleme, suures pildis vahet ei ole, et kui me võtame mingisuguse portfelli, mis on piisavalt suur, kus ei ole väga palju nagu äkilisi liikumisi protsentuaalselt, siis need tulemused tulevad suht sarnased. et võib-olla seal, kus keegi kaupleb tihedamalt või on portfell alguses väiksem, on ju, siis XIR on pisut täpsem, kuna see compound on ju natukene on lihtsustatud, kuidas see arvutus käib. aga suures pildis ei ole vahet sellel. Et Ja ma ütleme- jagan, jah, palun räägi. ei, ma tahtsin jah öelda, et see arhitektuuri poole pealt oleme jah teinud suhteliselt hea töö, et kõik asjad on päris kiired ja kasutame siukseid tehnoloogia tipp ütleme asju, et seda saavutada, et ei hakka neid märksõnu välja ütlema siin, aga jah, see on olnud eesmärk, et asi oleks hästi kiire, et ei peaks ootama mingisuguse vaate järgi. Ja tahtsin siin näidata lihtsalt seda, et mis need võidud veel on, et noh, mida me ise kasutame igapäevast on see, et kui tuledki see portfell lehele ja näiteks meil hetkel on siin üks näiteks Bigbanki võlakirja, aga kui neid on näiteks 4 erinevat tükki või 3 erinevat tükki, et siis saab neid omavahel ühendada ka. Et siis ta näitaks kõiki Bigbanki võlakirju nagu koos ka. Ja võib-olla vaatan, kas ma saaksin siia lisada ühe juurde. Kui mul on see, vaatan, kas ma leian selle õige asja ülesse. nii kaua sa otsid, ma vastan ühele küsimusele, et siin Andrus küsib optsioonide kohta, et põhimõtteliselt out of the box me optsioone ei toeta. kuna ma ise teen optsiooni müüke, siis ma lihtsalt kajastan seda, ütleme, rahavoolise tuluna, et niisugune tehinguliik on olemas, optsioonide tulu. aga teoorias on võimalik luua nagu custom investeeringutena neid optsioone. aga ma arvan, et see on suht tüütu, et pigem see ei ole lihtne. ma räägin siis aktsiaoptsioonidest, et kui on mingi tööandja optsioonid, nendega on lihtsam majandada. ja siis short imise kohta ka, et otseselt short imist ka Portfello ei toeta, kuna ta ei luba investeeringutel minna siis miinusesse koguse mõttes, kontod võivad minna, laenud võivad minna, aga ütleme, aktsiad ja investeeringud ei tohi miinusesse minna, et siis short ijatel on ka kaks varianti, et kas mitte kajastada portfellos neid või siis teine variant on luua siis sihuke custom investeering ja siis selle custom investeeringu hinda nagu liigutada siis nagu vastassuunas. et see, ütleme, väärtus tuleks siis selline, nagu sinu portfellis nagu olema peaks. et pigem jah, kauplejatel võib-olla ta ei ole kõige parem tööriist, pigem ta on ikkagi, ütleme, sihuke pikaajaline portfellihaldus, et võib-olla kauplemisportfelli ei peaks seda siia sisse kandma või siis kannad kord kuus näiteks tulud sisse. et ühisrahastuse puhul samamoodi, et ei tasu kanda siis kõiki tehinguid sisse, vaid tasub teha koondkanded, et mina ja Marko teeme samamoodi, et kuu lõpus koondkanded, et palju sel kuul intresse tuli, palju see kuu laene tagasi tuli, palju see kuu laene välja läks. et kõige lihtsam. Nii, ma näitan seda Bigbanki ühendamist näiteks, et siin on kaks võlakirja, üks on lunastamisega 33. aastal, teine on 32. aastal. Et siis, kui minna selle peale ja seadetesse, et siis on ühendamise tunnus selline asi olemas ja näiteks panekski siia Bigbank
võlakirjad, teeme sellise ühendamistunnuse, et nüüd sellel instrumendil, mis siin on selline ühendamistunnus olemas, salvestan ära ja paneme sellele teisele ka siit samast, see on seesama, nii võtame selle esimese siis, nii, ja panen sellele ka selle ühendamistunnuse külge, nüüd kõik, mis on sellise ühendamistunnusega, need ta grupeerib nagu kokku vaadates. sa vajutanud salvesta? Oih, ma ei vajutanud salvesta, aga õnneks teeme uuesti. Nii, nüüd on olemas ja kokkuvõttes siin tekkis nüüd Bigbanki võlakirjad, et saab avada ja vaadata neid instrumente eraldiseisvalt, et nähagi, mis on selline protsent siin on ja mis on osakaal ja samas saab vaadata ka koos, et näiteks meie üks use case ongi see, et näiteks kui tahate uut investeeringut teha, aga riskihalduses on ette nähtud, et üks instrument ei tohiks või üks emitent ei tohiks olla rohkem kui 5% kogu portfelli osakaalust, siis see ongi hea tööriist selle jaoks, et kui näiteks on ühe emitendi poolt on ka aktsiad, näiteks ütleme, kui oleks veel Bigbanki aktsia näiteks olemas avaliku kaubeldav, siis sa võid vaadata need kõik kokku ka panna ja vaadatagi, et kui palju kokku Bigbanki risk on portfellis ja praegu ongi näiteks kahe võlakirja kokku on 7,41, et siit on küsimus näiteks, et kui endal oleks 5% osakaalu piirmäär, et siis saad siit teada, et tegelikult ei tasuks rohkem panna. Aga kui need on eraldi kõik laiali, siis on päris raske nagu kokku arvutada, et kui palju siis need osakaalud on, et see osakaaludega mängimine on üks kasulikum asi, mida me siin riskihaldusest vaatame ja teine asi, mis siin on, et enamus investorid vaid üks murekoht on see, et vaba raha osakaal tegelikult vähendab portfelli tootlust. Aga vaba raha osakaalu tihtipeale ei arvutata nagu portfelli osasse sisse, et vaadatakse ainult LHV kontolt, kui palju aktsiaid näiteks on või midagi sellist, aga tegelikult on ju portfellis ka vaba raha. Siin all on näha, et 3,71% on näiteks vaba raha osakaal selles portfellis praegu. Positsioonid on siin euros ja USA dollaris. Et tegelikult selle võrra on ju tootlus portfellis väiksem, sest sul vaba raha ei teeni siin tootlust nagu näha, et tootluses on näiteks isegi ongi valuutakursi pärast on miinustootlus ja täna ongi see, kus USA dollar nõrgeneb, siis on see päris oluline muutuja siin portfellis, näiteks ka USA investeeringute puhul, et ühtpidi kaotad võib-olla turuväärtuse või kapitali kahanemisega, teistpidi kaotad sellega, et USA dollar nõrgeneb euro suhtes. Et sellist asju enamasti ei suuda ise absoluutselt nagu teha oma Excelis ja mina näiteks valuutakurssi ei suutnud nagu teha ja tegelikult väga hästi ka kulusid ei suutnud jälgida, et mingid kulud olid sees, aga süstemaatiliselt nagu neid ikkagi ei olnud nii sisse kantud. Ja siin ongi näiteks rahakontode puhul näitangi ära, ühe hea näide on see, et siin Swedbanki konto ongi tegelikult, ongi rahakonto, see ongi pangakonto, aga näiteks siin on olemas ka ju Interactive Brokers, et meil on ju investeeringud näiteks Interactive Brokersi kaudu võetud, ütleme näiteks Nvidia positsioon näiteks on Interactive Brokersist võetud tema kaudu, aga samas Interactive Brokersi istub ka hetkel lihtsalt 8571 eurot vaba raha ja see ei lähe ju tootluse arvestusse. Et nüüd ta läheb arvesse, kuna siin on näha ja samamoodi ka näiteks ongi LHV puhul, sul on LHV aktsiad, samas on LHV kontol näiteks istub midagi, samamoodi võib ühisrahastus olla, et sul on ühisrahastuses mingid laenud välja antud, aga samas seal Mintose kontol näiteks istub mingi raha niisama. Ja võimalik on paari asja veel väikest widgetit, et on võimalik kõiki asju siis vaadata tootluse aspektist ja võimalik vaadata ka raha aspektist, et näiteks tootluse aspektist näebki, mis need selle perioodi, meil on selle kuu need langused ja mis siis juhtunud on portfellis, et siit näebki, et võib-olla kõige suurem murelaps mingis mõttes protsentuaalselt ongi see Vonovia positsioon siin ja saab selliselt vaadata ja samas, kui tahad sõbrale näidata portfelli sisu, aga ei taha numbreid näidata, saab alati vajutada siit selle silmakese märgi peale ja pannagi kõik numbrid ära peita ja näidata ainult protsente. Samas saab seal tagasi panna ja samas on variant ka siit kogu seda nimekirja, seda tabeli nimekirja vähendada, näiteks, et võttagi enamus asjad ära, jättagi ainult siia osakaal näiteks või siis näite soetusmaksumuse osakaal ja turuväärtuse osakaal. Aga samas võib ka kõik sisse lülitada tagasi, et vaadete jaoks on päris palju võimalusi.
siin oli küsimus Lighteri kohta, et Lighteri jah, liidestusega on see, et oleme korduvalt küsinud Lighteri asutajate käest, et neil on hetkel oli UK launch prioriteet, et ütlesid, et võib-olla see pärast seda neil on aega sellega tegeleda, et loodetavasti on, aga mida rohkem inimesi seda küsib nende käest, seda kiiremini nad teevad, nii et kui keegi tunneb muret, siis võib kirjutada enda support, et küsida, millal tuleb automaatne liidestuse võimalus, et siis nad ilmselt tegutsevad kiiremini. Nii, ja ma näitan kiiresti ühe asja veel, mida me enne ei jõudnud näidata, kes tahab vaadata, et korteritega rääkisime, kinnisvarale on võimalik ka laene panna, et antud instrument on pandud sisse lihtsalt välja ostmise näol ja see väljaostmine toimus siis aprill 2023, et tegelikult saab siia lisada ka laenu korterile ja minnagi siis seda laenu infot sisestama, et saabki panna selle sama kuupäevaga. Samas võeti ka laenu põhiosa väljamakse ja näiteks see oli 100 000 ulatuses, korteris oli 152, et suurem sissemakse. Ja laen Taavi käest. Taavi rahastab siin tihtipeale neid kodulaene. Tegelikult mitte, et siis saabki panna see laenu jooksma ja samas saab ka lisada intressimakseid. Näiteks, et siin kuu pärast seda oli esimene intressimakse, mis oli siis 700 eurot. Ja põhimõtteliselt siis, kuidas see portfellis välja näeb, kõik on see, et siia alla tekib portfellisse see laenude osakond ka. Et nüüd ongi näha, et tegelikult korteri väärtus on küll see, kuid on ka võetud võimendus ja samas nagu ma märkisin, siis kui panna siia alates esimesest tehingust, et nägite, et ma panin selle ma tahtsin näidata seda, et siia need intressid ilusti jooksevad ka sisse. Nii, vaatame korraks siia. Aga jah, et selles ülevaate lehel on siis nüüd näha, et kui siin vaadata seda portfelli osakaalusid, siis kui panna see vaade, et ma ütlesin, et tegelikult on brutoväärtus olemas ja netoväärtus, siis see laen kenasti kajastub ka siin ja näebki, mis on portfelli brutoväärtus ja mis on netoväärtus. Aga ütleks siis sellist asja veel, et ma nüüd jagan siin uut ekraani ja tahtsin lihtsalt lõpetuseks näiteks seda, et kõik, kes tänasel webinaril osalesid, siis mõtlesime Taaviga, et teeme selle sooduskoodi ka webinar 10 ja siis see, kes tahab praegu konto teha, see esimeselt tellimuselt 10% soodukat ja see on kuni siis pühapäeva õhtuni. Et kes tundis, et äkki viiks portfelli haldus järgmisel tasemele, siis võite seda kasutada. Ja tehke proov ära, et seal on ka võimalik, prooviperiood on ka alguses, et kui tellimuse ära teed, siis esimesed mitu päeva, Taavi? 10 vist oli, jah. 10 päeva on, saad asju katsetada ja sisse saada. Ja kui vaja on, siis kirjuta meile ka, et meil on emaili aadress on info@portfello.com, et kui mingi küsimusi on, kuidas asju üles seada. Ja portfello.com enda lehel on abisektsioon, kus on ka video näiteks, kuidas portfelli hakata üles seadma. Taavi on sellise ägeda video salvestanud, kus saadki järjest vaadata, mis Taavi teeb, saab ise samamoodi enda asjad sisse panna. Et abimaterjal on ka tegelikult olemas, et võtta need kõrvale ja alguses kõige võib-olla rohkem aega läheb sellega, et saada aru, kuidas see sisestamine täpselt käib. Et kust lisada portfelli, kust lisada investeeringuid, kuidas rahakonto töötavad ja kui see on selge, siis täna
mina enda portfelli, kus mul on üle 100 instrumendi, tegelikult portfelli uuendamine on varasema 8 tunni asemel kuus on umbes 10-15 minutit, mis on nagu meeletu ajavõit. Aga kui kellelgi on veel küsimusi, pange praegu kirja. Kui küsimusi ei ole, siis meie poolt tõmbamegi ka otsa kokku. Andke chatis teada, kes sai innustust, kes plaanib äkki kasutama hakata, võite kirjutama, et plaanin kasutama hakata. Kui keegi sai midagi huvitavat teada niisama, andke sellest ka teada, et see on tore kuulda, kuidas meie see esimene Portfello webinar läks. Et muidu me siin Taaviga 1,5 tundi räägime ja teie olete kõik seal tagapool, aga meie ju teid kuulda ei saa kahjuks. No super, et inimesed ütlesid, et hea esitlus, plaanivad kasutama hakata. Ammu võtab keegi hoogu juba väga hea, see on see märk, et nüüd tuleb ära teha. Excel Magic'uga saab teha päris palju asju, aga siin on jah, nagu see asi on nii palju skaleeritavam, näiteks kui me uue raporti juurde teeme, siis kõik alusandmed on meil ju olemas, et me genereerime selle väga kiiresti. Aga Excelis näiteks raportite tegemine, uue raporti tegemine võib tähendada, et sa pead struktuuri ümber kirjutama või siis kopeerima ja täitsa uued lehed tegema. Et ma ise olen nagu 10 aastat seda teinud ja tean seda valu päris hästi, et mingi uus idee tuleb, siis läheb järgmised 4 päeva, et see ära rakendada oma tuhandete ridadega. Nii, Karel on kasutanud Snowball Analyticsit, mis on ka üks alternatiiv. Ja meie kasuks võib-olla räägib see, et me oleme kohaliku investori vaates seda arendama hakanud, et kindlasti oleme nagu kohalikul investoril parem tööriist, kuna me katame nagu neid instrumente paremini. Teiseks, mingeid võimalusi on tegelikult meil juba rohkem ja kuna me oleme tegelikult ainult aasta aega arendanud seda, siis võrreldes Snowball Analyticsi, ma ei tea, mitme aastaga, aga ma arvan, et meie arenduskiiruse juures me nagu areneme kindlasti kiiremini praegu võimaluste mõttes ka. Nii, Ülle on ka hoogu võtnud, Ülle teeb ka ära asja. Siim ütles, et algus läks aega sisse selle uurimisele. Algus läheb jah natuke selle syntaksi õppimisele, et kuidas täpselt asju sisestada, aga nüüd need videotega abiga ma arvan, et saab selle kohe kiiremini, et ei pea katse-eksitusmeetodil tegema, vaid saab ka vaadata seda juhendit. Jake'i soovitus, et mida varem kasutama hakata, seda parem, mugavam ja seda parem riskihaldus näiteks. Jah, et mõistlik on hakata Portfellot kasutama enne, kui sa hakkad investeerima. Kõige lihtsam. Ja võib-olla seda ära mainida, et kui keegi tahab nüüd kasutama hakata, siis kõige mõttekam viis on see, et näiteks kui nüüd kohe hakata täna, siis näiteks hakatagi selle aasta alguse seisuga asju sisse panema. Et näiteks seal on vaja määrata algsaldod kontodele, näiteks kui sa panedki pangakontod sisse, siis pannagi näiteks 31. detsembri seisuga need saldod sisse ära, näiteks LHV kontol oli 8000 eurot, Swedbank kontol see raha ja nii edasi, ja siis kõiki investeeringuid tõmmatagi siis viimase nii-öelda selle kvartali seisuga sisse. Ehk et see on kõige mugavam, sest et kõige parem on see, kui sa saaksid kohe täna oma portfellist pildi ette, et täna mul on portfellis sellised varad ja nüüd, kui me tahame ajalugu hakata sisse tõmbama, seda võib pärast ju instrumendi kaupa hakata sisse tõmbama, et see ei ole kõige primaarsem asi, et sa ei pea alustama täna 2007 aastast sisse tõmbamisega, et tegelikult võib täna teha ära nagu selle aasta, et on praegu kohe tänane portfelli seis ees, aitab juba tuleviku otsuseid täna paremini teha, uusi otsuseid ja siis, kui on fanatism, et tahaks ka ajalugu näha, siis saab neid asju kõik sisse seadistada, et kõige suurem võib-olla selline takistus algus ongi, et kui võtta liiga suur tükk ette, et hakatagi tervet ajalugu sisse panema, sest neid, näiteks minul oleks see suur väljakutse, et paljud ühisrahastuspankrotid, kus ma tegutsesin, ühisrahastusplatvormid on pankrotti läinud, et nende infot juba kätte saada on väga keeruline. Samuti
Interactive Broker siis vahepeal Ungari entity vahetus mingi muu maa entity vastu, tähendas, et nad tegid uued kasutajatunnused, siis mingid kasvukontod, mis mul kunagi oli, tollal ma juba kinni pannud, ehk et ma ei saagi neile enam ajalooliselt ligi, ehk et pigem minnagi peale ja panna tänane seis ära selle 2025 aasta algusega ja hakata siit minema ja kui tahta ajalugu, siis tõmmata natuke juurde ja tegelikult on sellest maailm. Lightyeari integratsioon. Tead, sellega on see, et eks see tuleb, aga mina julgustan sellega, et ma tõmban ka kord kuus selle Lightyeari konto välja võtta endale sisse ja see on, kuna me tunneme põhimõtteliselt 100% selle sisu ära, siis see on ainult see vaev, et sa Lightyearist tõmbad selle alla ja paned portfellosse üles ja vajutad kinnita ja kõik on portfelli sisse jooksnud juba. Ehk et see import töötab meeletult hästi nagu, et selle taha ma ise kinni ei jääks. Küll see liidestus ka tuleb. Jah, et siin on see, et on väga detailne tööriist, et ma arvan, et siin on võimalik minna hästi detaili, on võimalik jääda ka nagu lihtsamaks, et ei pea kõiki funktsioone nagu kasutama, aga samas, kui sa juba oled nagu kasutanud, siis sa hakkad avastama neid asju. Et investeerimine ongi nüansirohke maailm, et seal iga natukese aja tagant tekib uus küsimus, siis tahad ikkagi nagu, et portfelli haldustööriist oskaks nendele vastata. Andrus küsis, et need positsioonid, mis on maha müüdud, pole vaja sisse kanda, et see oleneb sellest, mis perioodis sa kajastama hakkad, et kui sa ikkagi näiteks alustad sellest aastast, näiteks jaanuaris ostsid mingi aktsia, müüsid jaanuaris maha, siis sa tegelikult peaksid selle ostu ja müügi ikkagi sisse kandma, kuna sel hetkel raha liikus ja see mõjutab sinu selle aasta tootlust. Ehk siis need tehingud tuleb sisse panna, alates mis hetkest sa plaanid siis portfellot nii-öelda kasutama hakata, et näiteks kui ma võtangi selle aasta alguse, siis need tehingud, mis olid eelmine aasta ja varem, need ei mängi mitte mingit rolli enam, vaid ma panengi sisse selle seisu, mis oli eelmise aasta lõpus, viimasel kuupäeval, ja siis kõik tehingud, mis ma olen see aasta teinud, panen sisse. Et ma ise tegin samamoodi, et panin eelmine aasta, kui ma alustasin, paningi aasta alguse seisuga, et kogu minu 9 aastat ajalugu tegelikult otseselt ei ole portfellos, vaid ongi 1 aasta peale nüüd. Mul samamoodi, et ma hakkasin ka 2024 aastast märkima ja mingitel instrumentidel olen tõmbanud ajalugu, aga tegelikult jätangi selle ajaloo sinna Excelisse ja vaatan sealt ja mul ei olegi väga palju seda vaja läinud, et need andmed on olemas, aga lihtsalt rohkem on see tuleviku otsuste tegemine. Keegi küsis ka, et mis need paketid nagu on, et võib-olla näitan, et on see tasuta pakett, kus saabki teha kiiresti ühe portfelli, saab panna 10 instrumenti sisse. Pangaliidestusi sellega ei ole, sest need on tegelikult, me maksame iga pangaliidestusest ise ka raha, et siis siin selles paketis, tasuta paketis need ei ole ja see on üks kohandatud grupeerimine võimalik teha, oma kategooriad mõelda. Aga alustav pakett on siis kui 2 portfelli, näiteks ettevõtte ja eraisik eraldi võtta, siis on 30 investeeringut, saab 4 pangaga, 4 siis ühendust teha pankadega. Ja ühe ühenduse sees saab teha ka mitu kontot, on ju, Taavi? Et kui LHV-s on näiteks 5 kontot, siis kui sa tõmbad LHV liidestuse teed, siis kõik 5 kontot saab ja see loeb ühena 4-st, mitte siis, et 5 kontot LHV-s ei saaks tõmmata, sest 4 liidestust on, et iga pank on eraldi või iga finantsasutus on eraldi. Ja kui sul ettevõte, siis läheb nagu 2-2 arvesse, et eraisiku kontod on 1 liidestus ja ettevõtte alt on teine liidestus, ehk siis iga nagu ju isiku kohta igas asutuses. Ja siit edasi jah, see investori pakett katab enamus vajadused, ma arvan ära, et siin on 4 portfelli, investeeringute arv piiramatu, pangaliidestusi tegelikult on piisavalt, nii palju tavaliselt ei ole kellelgi väga vaja olnud, saab erinevaid gruppe teha ja raporteid ja konsolideeritud vaated ja kõik muud asjad, et ja eksperdid on siis, meil on neid ka mõned, et kellel ongi väga-väga suured portfellid ja siin all on siis detailselt õiguste jagamised ja üldse, et mis asjad on mis paketis sees. Et saab nii minna, et tehagi üks pakett ära, pärast saab kas upgrade ida või siis minnagi investor paketti proovima näiteks ja alguses 10 päevaga saab nagu pildi ette,
et ära seadistada ja vaadata, kas seda on vaja, saab pärast nagu alla tagasi võtta. Et mõlemad variandid on olemas. jah. Võib-olla seda lisaks, et selle tasuta puhul näiteks Interactive Brokersi liidestus on tegelikult tasuta, kuna seal me ei pea midagi maksma selle eest, et meil on jah see põhimõte, et kui me ise peame maksma, siis me seda nagu tasuta paketti ei saa panna, aga kui ei pea, siis nagu teeme nagu kättesaadavaks, et kui Lightyear tuleb ja ütleb ka, et on tasuta kõik, siis me teeme selle ka tasuta paketis kättesaadavaks. Ja võib-olla see ka, et mis konkurentide puhul eristab, on see, et näiteks oletame, kui ongi sul mingi tasuline pakett, millega pärast, ma ei tea, jääb makse tegemata või mingi periood ei viitsi tegeleda selle asjaga, siis tegelikult Portfello sul andmeid ära ei kustuta. Osades teenusepakkujate juures sa pead valima, mis portfellid või andmed sa ära kustutad. Aga me jätame kõik alles, lihtsalt sa näed siis ainult 10 investeeringu tootlust, ehk siis kui sa lähedki oma dashboardile, siis sa ei näe kogu tootlust, vaid näedki 10 esimese investeeringu tootlust, ehk siis niimoodi see, ütleme, tasuline pakett on siis erinev tasuta paketist. Jah, see on hea oluline lisa, et me ei kustuta nagu andmeid ära, sest et me teemegi seda nagu endale ka, või me teemegi seda peamiselt endale, et teised saaksid ka siis kasutada, et kui ise ka ei tahaks, et kui nüüd, et kuskilt andmed kaovad ära või ei saa neid pärast enam kätte, sest portfell on selline asi, mille andmeid tahaks nagu tegelikult hoida nii kaua alles, kui ise soovid. Ja kui ei tegele aktiivselt portfelliga, siis tahaks, et andmed jääksid ikka alles, et seda me hoiame ilusti alles. Aga tänud teile kõigile osalemast ja kuulamast ja vaatamast. Me oleme Taaviga olemas, kirjutage meile otse või siis tulge Portfello Discordi ka, et portfello.com lehel teeb selle Discordi üles ja samas leiab ka sealt äpist, kui te endale portfelli teete, et sealt tulge Discordi, seal saab küsimusi küsida, seal me vastame kogu aeg ja saab ideid pakkuda ja põhimõtteliselt saab meiega ühendust kogu aeg, et meil on hea meel, kui sama asi, mis me ise kasutame, on ka teistele kasulik siiamaani. Hästi paljudel investoritel on, nii et tundub, et see vajadus on nagu olemas olnud ja arendusmõtted on ka päris huvitavad, et ma arvan, et ei kahetse. Raamatupidamise kulu on selles mõttes minu enda jaoks kordades suurem kui portfelli halduse kulu, nii et aga ka portfelli haldus on nagu väga kasulik. Tänud!